Oma silm on kuningas. See, mida me näeme, selle tõepärasust saame ka ju kinnitada. Kuid kas alati? See, mida te siin näete, on malelaud ja silinder, mis tekitab lauale varju. Laual on märgistatud 2 ruutu. Kui te neid vaatate, siis nad tunduvad, nagu nad oleksid erineva hallivarjundiga. Aga tegelikult on nad täpselt sama tooni hallid. Nende värvil ei ole mitte mingisugust vahet. Aga miks nad siis erinevad välja näevad? Meie aju on nägemiskeskusele andnud varasema teadmise, et vari muudab värvi tumedamaks. Me kasutame seda teadmist automaatselt ja just seetõttu me näemegi neid ruute erinevates toonides. See on hea näide, kuidas me töötleme sensoorset infot. Sellist illusiooni on kogetud ka massiliselt. Kas mäletate seda kleiti, mis 2015. aastal ülemaailmselt laineid lõi? Ja ma pean ütlema ausalt, et mina ei näe seda mitte midagi muud kui sinist. Teine variant on valge ja kuldne. Mu aju keeldub nägemas seda millegi muu kui sinise ja mustana. Mis ma võin öelda, et sa oled 50% hulgas, kes näevad seda sinise mustana. 30% umbes näeb valge kuldsena ja siis seal see väike ülejäänud protsent näeb mingit muud värvi kombinatsiooni. Meil on siin veel paar inimest siin ruumis, inimesed kaamerate taga. Kuidas te näete muidu? Olen alati näinud seda valge ja kuldsena. Kuidas see võimalik on? Meie operaator näeb seda ka valge ja kuldsena. See kleedipilt lõi toona ja lööb seni inimesed väga selgelt 2 leeri. Kuidas seda siis põhjendada? Just nagu eelnähtud malelaua illusiooniga hakkavad ka selle pildi puhul mängima valgus ja varjud. Mängib see, et mis sa eeldad, et kas ta on ereda valgusega, näiteks ongi otse lamp, või siis varjus sinakama, tumedama valgusega. Need, kes enamus eeldavad, et ta on otse heleda valgusega, näevadki seda siis sinise mustana ja kellel on eeldus, et ta on varjus, näevad valge kuldsena. Ja seda otsustab aju automaatselt, et see on alateadlikult. See on ütlemata suvaline pilt, ütlemata suvalisest kleidist. Miks on sellest kleidist saanud see kleid, miks just see pilt? Kusjuures ei tea ja teadlased ei ole suutnud leida või nagu uuesti toota sarnase efektiga pilti, et lihtsalt kas siis väga hästi või väga halvasti õnnestunud pilt. Aga võib-olla tekib küsimus, mis värvi see kleid siis tegelikult on. Ta on sinine ja must. Ta on sinine, ta on sinine. Aga tegelikult on sellel fenomenil veel üks tahk. See kannab nime Kõigil on õigus. Me tajumegi asju erinevalt ja selle puhul tasuks leppida teadmisega, et tegu on lihtsalt optilise meelepettega. Lõppude lõpuks on seda tõde selles mõttes raske välja selgitada. Et ühed inimesed ütlevad nii, ühed ütlevad nii, et keda siis lõpuks nagu uskuda. Eriti kuna värvuste nägemine sõltub väga palju meie ajuprotsessidest. Sellised polariseerivad teemapüstitused ja nähtust erinev tõlgendamine on hea näide ühest tänapäeva inforuumi suurimast probleemist. Kuidas levivad erinevad valeuskumused või valeinformatsioon, et kui kerge seda on levitada, et kas või mustkunsti katsete puhul sa ütled inimestel ühte, näitad neile ühte asja, aga nad millegipärast näevad seda kuidagi teistmoodi. Selle tõestamiseks teeme veel ühe katse. Panen käed enda ette ja püüan teha nii, nagu mind juhendatakse. Üles, alla, kõrvale ja nii. Sa vaatasid ju mind, kuidas ma täpselt seda käteväänamist seal tegin, aga ometigi sul ei tulnud see õigesti välja. Pane käed uuesti nii, nagu nad sul enne olid. Ja pöidad üles. See, kuidas ma käed risti panen, seda sa nägid ka erinevalt, sellepärast, et ma alguses näitasingi niimoodi. Siis ma panin käed korra alla, juhtisin tähelepanu kõrvale ja siis, kui seda tähelepanu on nagu mitu korda hajutatud, siis sa lõpuks enam ei pane tähele. Isegi siis, kui me oma silmaga näeme, siis kuna meie aju ei ole perfektne, siis me võime sealt välja tõlgendada mida iganes. See on ka põhjus, miks on inimesed võrdlemisi kerge uskuma panna midagi, mida nad ei mõista. Kui me räägime teadusest, siis väga palju sellest ei ole võib-olla selline arusaadav või lihtne arusaada. Kui on keeruline teema, sa ütled sellele mingi lihtsa tähenduse ja inimene võtabki selle kohe omaks. Seetõttu on äärmiselt oluline kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskus. Tänases väärinfot täis ühiskonnas on see oskus sisuliselt kulla hinnaga. Usaldaga kontrolli, et meie meeled ei anna alati 100% täiesti infot.